Sarnaselt mitmele teisele andekale kunstnikule alustas ka Johannes Krenberg kunstiõpinguid noore poisina. Hiljem end nii Eestis kui Saksamaal täiendanud Krenbergi andekust märgati varakult ning nii vabastati ta erandkorras nii õppemaksust kui innustati tema edasipürgimist mitmel muul viisil. Krenberg on kunstiturul haruldane nähtus, eriti veel tema maastik, sest põhiliselt teame teda kui figuurimaalijat. Suur osa tema teostest kuuluvad Eesti Kunstimuuseumile, mille toonane muuseumi maaliosakonna juhataja Hilja Läti Krenbergi loomingu sügava austajana hävitamisest päästis. Maastikud ilmusidki tema loomingusse eelkõige sõja-aastail, mil Krenberg läheneva rindejalust Munalaskmes asuvasse talusse pages. Ta armastas Põhja-Eesti talumaastikke ja arhitektuuri ning kujutas neid meeleldi. Munalaskme oli tema pelgupaik, südamekodu, mille ümbritsevad metsad ja põllud lubasid tal sügavalt loominguga tegeleda. Üksik vana talumaja kaitsvate puude varjus oli kui sümbol kodust ja kindlusest, mida toonane inimene väga vajas.